Must riietus tänasel päeval ei ole juhuslik valik. Tavaliselt on ikka nii olnud, et kui me siin nädal enne suure grillfesti paigaldust Vallikäru aasal alustame festivali ülespanekuga, siis on ikka pidulikud kamajoomised, siin valged särgid ja kõik lokid ja lipsud lehvivad tuules, aga täna on musta särgi päev. Ja kes oleks võinud aasta tagasi seda õudust ja õudu ette kujutada, mis kogu maailmale ja Eesti rahvale on osaks saanud ja nüüd on siis asjad sealmaal, et kindel on, et suur grillfest toimub siin Pärnus Vallikäru aasal täpselt aasta pärast, nii et täna me kahjuks paigaldust alustada ei saa ja käime mõõdame siin niisama maad ja meenutame kauneid häid aegu. Kuigi täna on õhkond selline kurvavõitu, siis eelnevatel aastatel, mida on olnud kokku 19, on ju ikka nalja ja naeru ka olnud. No nalja ja naeru on olnud üle kogu riigi ja jätkunud välismaale ja kaugemalegi. Ja loodame, et 19 järgneb ikkagi number 20 järgmisel aastal, suur juubelipidu on tulemas. Ja me tegelikult ikkagi sellel aastal, et grillfesti lippu kõrgel hoida, siis 4. juulil siinsamas Pärnus Vallikäru aasal Viikingi taastusravikeskuse esisel alal teeme Eesti meistrivõistlused grillimises grillfest. Nii et me grillilippu ikka hoiame kõrgel, aga seda suurt ja vägevat festivali kahjuks olude sunnil see aasta korraldada ei ole võimalik. Meie kui korraldajad, nagu te näete, oleme valmis, aga midagi ei ole teha. Nii on. Grillfesti idee 20 aastat tagasi. Milline see oli? Grillfesti saamislugu ise on väga lihtne. Sündis autos 2 esimese istme peale, mina olin roolis, Tiit võistlus kõrval. Mõtlesime, et teeks grillipeo, teeks Sammulist, teeks Viljandi järve ääres. See oli ilus koht, see jäi kohe väikeseks, siis tuli punti suur ja tuntud grillimeister Sam. Idee kasvas, nii et 99. aastal Haapsalus Paraleparannas jaanipäeval maailma suurim jaanituli oli siis selle esimese grillfesti nimi. Saigi teoks ja täna siin Pärnus Vallikäru aasal me oleksime sel nädalal tähistanud 20. toimumiskorda, aga nüüd siis täpselt seesama suur vägev juubelipidu juba siin samas aasta pärast. No nii, ja mina ka, vana grillfesti hunt, nagu ma olen täna mustas, kutsun teid koos Aurisega vaatama üle grillfestide kõige naljakamaid, kõige maitsvamaid ja kõige toredamaid lugusid läbi aegade. Lähme grillima. Mätas ei ole veel haljendama löönudki, kui juba tehakse plaane jaanipäeva pidamiseks. Nimelt kavatsetakse Haapsallu Paraleparanda jaanipäeval püstitada maailma kõrgeim jaanituli. Samal ajal toimub Haapsalus ka rahvusvaheline grillfestival, kuhu tule abil siis loodetakse meelitada mitukümmend tuhat inimest. 2 päevaks oodatakse Haapsallu Paraleparanda umbes 35 000 inimest. Grillimisvõistlusest osavõtjail tuleb 2 päeva jooksul grillida vähemalt 15 kilogrammi liha. Oma ala spetsialistidest koosnev žürii hindab lisaks maitsele ka serveerimist ja võistkonna üldist esitlemiskunsti. Eesti inimene on juba täna hea grillija, aga kindlasti pärast jaanipäeva on ta tunduvalt parem. Mida? Kavatsid jaanilaupäeval kodus istuda? Selge, ei ole eestlane. Jaanilaupäeval algab grillfest. Lihameistritele see on kõvadest. Osa võtavad kõik Läänemeremaa. 2 päeva järjest pidu panna sõber saab. Guinessi rekordid grillfest üritab. Maailma suurima jaanid tuleb püstita. Orkestrid meil on parimatest parimad. Teie lõbuks hommikuni mängivad. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Maailma suurimale jaanitulele. Kus Sam ja teised kokad võidu grillimaa. Ansamblid järjest mitu päeva mängivad.
kaasa kas või kogu perekond. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. Kaitsken mu härra, ma torkan nüüd vardasse nagu sea. Härrased, siga on juba vardas. Tere tulemast Saue mõisa. Grillfest Manor Special 9. Euroopa barbecue meistrivõistlused 28. ja 29. mail Saue mõisas. Kuula 2 ja võida pidusöök Euroopa parimate kokkade võistluslauas. Male Jaani tulele. Sa võtta kaasa kas või kogu perekond. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Pärnul on siiralt hea meel, et üks tuntud ja tunnustatud kaubamärke koos kõige sinna juurde kuuluvaga Grillfest Heatoidufestival on Pärnus tagasi. Et see on üks asju, mille eest me oleme saanud väga palju märkusi 2-3 aasta eest, et terve rida tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi Pärnust olid vahepeal lahkunud. Ja tegelikult ma söandan öelda, et tänaseks on nad praktiliselt kõik tagasi tulnud ja Grillfest oli võib-olla üks viimaseid nende hulgas, kelle usalduse võitmiseks meil läks natukene mõnevõrra kauem aega, aga mul on siiralt hea meel, et tänaseks päevaks me oleme kokkulepet sõlminud ja mis on eriti oluline minu jaoks see, et tegemist on tõepoolest juba olulise sellise rõhuasetuse muutusega, et mitte lihtsalt grillimine, mis on iga selline lemmiktegevus suvel, vaid tegemist on ikkagi heatoidufestivaliga hoopis sellise laiema tähenduse andmisega sellele festivalile. Ja teisest küljest on seal terve rida võistlusega noortele välja pakutud ja kolmandaks käisin ka Türil vaatamas sel aastal seda Grillfesti ja seal oli tõepoolest minu jaoks uskumatult palju rahvast, nii et see on märk sellest, et see on ka rahva hulgas ja see ongi kõige olulisem oodatud ja tunnustatud üritus ja mul on hea meel, et sellega me saame alustada Pärnus suve veelgi varem, kui me seda sel aastal tegime, vähemalt nädala-paari jagu. Ehk siinkohal saan öelda, et suvi Pärnus hakkab järgmisel aastal vähemalt 8. juunil, kui on Grillfesti avapäev ja kõik pärnakad, kõik külalised on väga oodatud. Ma usun, et see Pärnu selline laiem miljöö, mida Pärnu linna ja looduskeskkonnana pakub, on tõepoolest üks kadestamisväärsemaid ja justkui rosinaks selle peal on Grillfest Pärnus, nii et tere tulemast kõik. Olulisem lookas lihalet, mingit rikkust me ei vaja meie. See on juunikuu ning alanud on Grillfest. Enne saate vaatamist tuletan teile meelde, et Grillfest on nauding, mis tekitab sõltuvust. See on ainus uskus lihahimu pole mingi pat. Meie pühamus võib laulda, teha palju muusikat. Palverännak toimub suvel grillifestivalile. Seal on usuhullud koos tulnud söögipalvele. Grilliliha või ka kala, keegi sind ei nahuta. Eesti mees ja Eesti siga, kes neid jõuaks lahuta. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult tuld. Pühakud on sool ja pipar, eluveeks on marinaad. Grillidest on pidu rõivas, kui on käimas me paraad. Pühas kokaraamatus on kirjas meie elutõed, kuidas grillida ja chillida ja valmis panna sööd. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuu.